Kohe-kohe toimuvad meil kohalike omavalitsuste volikogude valimised ja seoses sellega otsustasin mina kohtuda kõikide suurte erakondade Tallinna linnapea kandidaatidega. Nii et tere tulemast Maria valimiste erisaatesse. Tere! 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 Tervist! Tere! Viimase pooleteise aasta jooksul iga valdkonnas on korralagedus. Keskerakond läks ära ja või saadeti minema tookord. Kui mujal maailmas on võimalik teed ehitada kiiresti, siis on seda võimalik teha ka Tallinnas. Vastupidi, see on tegelikult aus jutt. Miks mina ühistransporti ei kasuta, on see, et seal on liiga palju haisvaid inimesi, parme. No selge, et mõne aastaga seda suurt probleemi ei lahenda. Need on ikkagi tuhanded inimesed. Mina kui tõusev täht, ma ise loodun, et äkki võib nii öelda. Parempoolsed võrdsust ei usu, jah? Mis sa arvad, kust raha tuleb? Seina seest! No nii nagu öeldud, siis tere tulemast Maria valimiste erisaatesse. Ma olen väga elevil. Minu jaoks on need valimised 4. kord, kui ma küsin endalt seda küsimust, et keda peaks valima. Kui sa oled täiesti kivi all elanud, siis 13. kuni 19. oktoobril valime me kõik järgmiseks 4 aastaks endale esindajad meie kodukohtades. Ja see on nüüd üks nendest valimistest, kus valida saavad ka vähemalt 16-aastased ja ühtlasi üks nendest valimistest, kus see, keda sa valida saad, sõltub sellest, kus sa elad. Kogu minu idee said tegelikult alguse võib-olla sellisest naiivsest unistusest, et mina noor inimene lähen ja võtan suurtelt bossidelt nööbi otsast kinni ja olen nagu, vabandage, millega te siin tegelete, et mis siin täpsemalt toimub? Ja siis poliitikud vastavad ausalt ja seletavad meile ära, kuidas asi on. No võib-olla ma oleks pidanud teadma, et päris nii lihtne see asi ei ole. See rahvusvaheline praktika ütleb, et pigem on raha vaja panna kvaliteetsetesse teenustesse. Selle läbi ka Tallinna rahvusvaheline majanduse konkurents. Linnaruumi reform, linna juhtimise reform. Mida me tahame teha planeerimisseadusi. Keskerakond oli positsioonis Tallinnas. Seadustes on ette nähtud, et Ma ei suuna kedagi ühegi erakonna poolt hääletama, ma selles mõttes olen totaalselt erapooletu, keegi ka ei maksa mulle poliitilises kontekstis selle video tegemise eest. Meil on vahva sponsor Sirvi, keda ma järgmistes episoodides tutvustan põhjalikumalt, kes minu ajalehtede ja ajakirjade obsessionit toetab, aga video sisuga neil täna selles mõttes mingit pistmist ei ole, et mina oma olemuselt olen erapooletu. Eelkõige minu eesmärk nendele intervjuudele minnes oli mõnes mõttes nagu nuusutada välja, mis tüüpi inimestega tegu on, et mis nende see vibe on. See on nagu üks asi, mida sa nagu programmis välja ei loe. Ma loodan, et minu video ei ole sinu research protsessis viimane, vaid pigem just esimene. Et siit me saame ehk koos mingeid mõtteid, mille pinnalt siis minna oma otsust langetama. See kõik selleks, hakkama otsast minema. Esimesena läksin ma külla Eesti 200-le. No nii, sõbrad, Maria poliitikatuur on hoogu sisse saamas. Me oleme esimesena tulnud külla Eesti 200 erakonnale, kelle poolt on siis meiega tulnud juttu rääkima. Aleksei Jašin, tere! Tere ja teile ka tere! Kas sa võiksid mulle esimesena selgitada, mille poolest Eesti 200 teistest erineb üldse? Kuidas Tallinna elu paremaks teha, ma usun, et vaade on väga-väga sarnane kõigil, aga lihtsalt see maksab väga palju raha. Ja päeva lõpuks on see, et mis on siis ühe või teise erakonna prioriteet. Eesti 200 kindlasti paneb seda esimest ja viimast eurot, eks ole, haridusse. Teine oluline vahe Tallinnas on tegelikult liikuvuse küsimustes. Liberaalid on selle eest, et linn oleks turvaline, ligipääsetav, jalakäijad, kergliikurid, ma ei tea, tõuksid rattad emadega, kärudega emad, eks ole. Et see kõik nagu liiguks ja oleks turvaline, eriti kesklinnas. Et väga paljud erakonnad lubavad raha laiali jagamist, näiteks pensionäridele lihtsalt sularaha anda ja Eesti 200 leiab, et pigem on raha vaja panna kvaliteetsetesse teenustesse. Need teenused, mis aitavad inimestel iseseisvalt hakkama saada ja elada, no ma räägin siin igasugu sotsiaalteenused Tallinna linna poolt ja nii, et eakamad inimesed või vähem mobiilsed inimesed saaksid väga head teenust linna poolt, pigem investeerime sellesse, mitte nii, et jagame lihtsalt raha. Ja viimaks võib-olla, millest on nagu palju juttu olnud, et 1,5 aastat tagasi muutus võim Tallinnas, Keskerakond läks ära ja või saadeti minema tookord. Ja
Kui sa nüüd jäid poliitikas siseringi naljast välja, siis Jašin vihjab siin Tallinna linnavõimu ajaloole, kus siis põhimõtteliselt 20 aastat järjest on Keskerakond võimul olnud, sellest suure osaga ainuvõimuga. Nad on saanud otsuseid ise ilma kellegagi läbi rääkimata vastu võtta. Alles eelmistel kohalikel valimistel 2021. aastal ei saanud Keskerakond piisavalt hääli, et ainuvõimu saavutada, vaid nad pidid võimu jagama sotsiaaldemokraatidega. See jõudis natuke aega kesta, kuniks siis sotsid, Isamaa, Reformierakond ja Eesti 200 tegid omavahel uue võimuliidu ja see viis siis Keskerakonna üle väga pika aja tagasi positsiooni. Ma ei saa ise tagasi kuulates aru, kas ma hääldasin valesti või ma reaalselt tahtsin öelda opositsiooni ja ütlesin positsiooni. Aga mõte oli siiski, et Keskerakond läks üle pika aja opositsiooni. Ehk siis ta ei olnud enam võimul. Miks seda tehti, te küsite? See on see nii-öelda korruptsiooni küsimus. Et kõige rohkem neid case, kus on jõudnud politseisse, kohtusse, see on olnud läbi aja Keskerakond, eks ole, ja lihtsalt Eesti 200 on selle läbipaistva korruptsioonivaba juhtimise eest ja me oleme hästi selgelt öelnud, et praegu ei saa nendega valitseda. Kirjade järgi positsioneerib Eesti 200 ennast liberaalse ja parempoolse erakonnana. Ja üks parempoolsuse juurpõhimõtteid on riigi vähene sekkumine ja muuhulgas ka riigi kulude madalal hoidmine ehk see õhukese riigi põhimõte. Täna Eestis kahtlemata riigi kulud on kõrgel. Aga samas on Eesti 200 üks südameteemasid, kui nii võib öelda, eesliini töötajate ehk siis õpetajad, politseinikud, päästjad, mõnikord arvestatakse sinna ka kultuuritöötajad, nende palgad ja nende palkade pidev suurendamine, mis mõnes mõttes on ka ikkagi riigi kulude pidev suurendamine. Ütleme nii, et see, mis on Eestis üldse parempoolne, ei ole see, mis on kuskil Ameerika Ühendriikides parempoolne, kus on meditsiin, kool, lasteaed, kõik on täis raha eest ja kallis, eks ole. Eesti on ikkagi selline euroopalik mudel, kus on tugev sotsiaalriik, mis tähendab seda, et baasteenused ehk siis tervishoid, kooliteenus, lasteteenus on ka peaaegu tasuta 50 eurot praegu, eks ole. Et kõik on tasuta, ehk siis tegelikult see süsteem on juba oluliselt vasakpoolsem, kui võiks rääkida. Ja kui me vaatame seda Eesti 200 asja, siis me kindlasti oleme parempoolsemad, aga ikkagi selles Euroopa süsteemis. Aga mille poolest see näiteks linnas väljendub? Linnas ei väljendugi. Kuna see on väga tihedalt seotud selle maksupoliitikaga ja nagu ma ütlesin, et need poliitikud, kes hakkavad nüüd seletama, et Tallinna valimistel laseme maksud allapoole, et see kõik on valijate petmine ja populism, sest et see ei ole nagu tõde, eks ole, sest et sellest ei räägita praegu või Tallinna ei hakka otsustama selle üle. Siis on see, et Eesti 200 on maksupoliitikas pigem see, et on hetkeseisus on meie poliitika, et on väga flat, et kõigile täpselt sama protsent ja et me oleme selles mõttes, ma arvan, et Reformierakonnaga ja parempoolsetega samas nagu pundis, aga kõikides teistes poliitikates ma ütlen, et see sama parem-vasakskaal on täiesti aegunud. Ma uurin lõpetuseks niipidi, et eelmistel suurtel valimistel te saite väga palju noorte hääli. Paljud neist, kes teile viimastel suurtel valimistel hääle andsid, on pettunud ja populaarsus on ju langenud. Samas tundub, et strateegia, millega peale lähete, on sarnane. No eks kogu see kampaania ülesehitus uue põlvkonna Eesti, uue põlvkonna Tallinn, mina kui tõusev täht, ma ise loodun, äkki võib nii öelda. Eesti poliitikas tean sisu, eriti minu hariduse valdkonnas, kuulan spetsialiste, eksperte teises valdkonnas. Ma ise noore inimesena olen väga rahul, et me isegi rasketel aegedel nagu praegu, et seda rahvaarmastust nii palju ei ole. Eks seal on olnud omajagu, eks ole, asju. Kuna meie sisu on ju pole muutunud, see on liberaalne, see on hariduspoliitika, see on hästi loogiline, et see võiks peale minna, eks ole, noorematele ja nii edasi. Ja ma ise sellesse usun ja annan parima, et selles noore kandidaadina näidata särtsu, eks ole. No nii, esimene väike check-in. Mis mulje teile Eesti 200-st ja Jašinist jäi? Minu meelest on täpselt siuke särtsu täis noor inimene, et temas nagu see on kindlasti olemas, aga ma ei tea, kuidas teile tundus, andke kommentaarides teada. No nii, Maria poliitikatuur jätkub. Käes on parempoolsete aeg ja täna räägib meiega juttu Lavly Perling. Tere! Tere! Kuna parempoolsus ei ole maailmavaatena noorte seas just kõige populaarsem olnud, siis ma tegelikult esimesena sooviks, et sa seletaksid oma sõnadega, mis asi see üldse on. Alustame kõigepealt sellest, et ma arvan, see on müüt, et parempoolsus ei ole noorte seas popp.
et võib-olla ei ole lihtsalt paljud läbi mõelnud, mis asi see parempoolsus on. See on iseendaga hakkama saava inimese väärtustamine, kus me usume, et inimene ise teeb alati paremad otsused kui riik või kohalik omavalitsus oma elu, oma valikutega, oma raha üle. Ja teiselt poolt tähendab loomulikult parempoolsus sellist usku ettevõtlikkusse ja usku ettevõtlusesse. Kui me inimesed saavad olla oma kodude omanikud, kui inimesed saavad olla oma ettevõtete omanikud, siis nad hoolivad sellest, et see on parempoolsus, see peremehe tunne oma kodu, oma riigi, oma ettevõtte üle. Selleks, et ma kummalegi poolele ülekohut ei teeks, siis vasakpoolsus nagu laiemalt või ideoloogiliselt seabki esikohale võrdsuse ja solidaarsuse ja usub, et ühiskond toimib kõige paremini, kui riik ebavõrdsust vähendab ja loob kõigile võrdse ligipääsu avalikele teenustele, haridusele, tervishoiule ja nii edasi. Üks hea võrdlus on ka see, et parempoolsus usub võrdsesse starti ja vasakpoolsus usub võrdsesse finišisse. Et parempoolsed, ma ei mõtle nüüd erakonda, vaid nagu ideoloogiat, mõnes mõttes ütlevad, et jah, kõigil võiks olla ligipääs, aga see, kui kaugele inimene jõuab või kui rikkaks ta saab, on nagu tema enda teha. Versus vasakpoolsed on siis rohkem seal leeris. See, kuhu me sünnime, mõjutab väga palju meie võimekust, ma ei tea, rikkaks saada näiteks. See, kas on aus, kui vara ja rikkus siis on võrdselt ühiskonnas jaotatud. Ehk selles mõttes ka võrdne finiš, et kõik elavad kind of sama hästi. Kas parempoolsed ei näe, et ebavõrdsust on ju nii palju ja et parempoolsust ei ole vaja? Parempoolsed võrdsust ei usu, jah. Parempoolsed usuvad seda, et need, kes tööd teevad, need, kes pingutavad, need, kes õpivad ja sellega, mida nad teevad, selle pingutusega teenivad, siis ei ole aus, et ühel hetkel tuleb riik ja ütleb, et me võtame ära ja jagame selle kõigile laiali. Ehk see ongi see, millega parempoolsed nõud ei ole. Riik ja kohalik omavalitsus saab ehitada keskkonda, aga ära anna almuseid, ära ütle noortele, et teil siin Tallinnas, te ei pea saama korteri omanikeks, minge elage seal kuskil üürikorterites. Stopp! Täna 1 kuuga mõttetu bürokraatia tõttu kallineb korteri hind 1%. See tähendab, et parempoolsed lähtuvad loogikast, et kui see asjaajamine siin, olgu need teedeehitused või planeeringud oleks kiire, läbipaistev, ilma vusserdamiseta, mida siin on viljeletud aastakümneid ja ei ole ka see viimane linnavalitsus paremini hakkama saanud. Kui seda ei oleks, et me suudaks jälgida linna asjaajamist nagu DHL-i pakki reaalajas, siis kasvab surve efektiivsusele, saab rohkem kortereid ehitada ja palju rohkem noori peresid saavad juurdepääsu oma kodudele. Oskad sa midagi veel lisada või tuua konkreetselt näiteid sellest, kuidas noore inimese igapäevaelu muutub, kui parempoolsed lähevad oma poliitikat linnas teostama? Me ei luba järjekordset betooni, me ei luba ka järjekordseid mänguväljakuid. Ei, see on hügieen, et lumi peab olema aetud ja linn peab olema turvaline, aga see, mida me lubame, on esialgu raskeid reforme, linnaruumi reform, linna juhtimise reform, kasvureform, et kuidas ikkagi saada see kodude arv kasvama, et see linn kasvaks. Ja mina arvan, et Tallinnale tuleb see hingus tagasi anda, et parempoolsed on öelnud, et Tallinnast peab saama kõige kiirema asjaajamisega kasvav linn, kuhu tahavad tulla talendid, turistid ja raha. Mis sa arvad, kust raha tuleb? Seina seest. et kust tuleb raha? Raha ju tuleb ikkagi sellest, et inimestel on töökohad. Kes loovad töökohti? Ettevõtjad, jõukad inimesed. Ega maksudega mängimine ei ole mitte midagi muud kui ümberjagamine, aga kui sa paned nagu 10 klaasi kõrvut ja muudkui kallad seda vett, mis seal sees on, siis ühel hetkel see saab otsa, tilkhaaval, aga ta saab otsa. Kui sa ei tegele sellega, et juurde on vaja saada, kasvu on vaja saada, nendel jõukatel, kellel siis on veel rohkem raha, nad saavad luua veel rohkem töökohti ja see on ju hea, sellepärast et veel rohkem inimesi saab tööd. Et parempoolsed on öelnud, et näiteks Tallinna ambitsioon võiks olla, et X arv aastate pärast peaks olema siin 2 suurt globaalset peakontorit, sest nad toovad kallid töökohti ja kõik kallid töökohad vajavad omakorda alates kodudest, koristamistest, pagaritöökodadest, juuksuritest, läbi selle ahela õpetajaid kõike. Et see on ju see, mis kõiki teeb jõukamaks, kui majandusel läheb hästi, kui meie ettevõtjatel läheb hästi, sest sellist asja nagu riigi raha ei ole olemas.
sellepärast, et see on maksumaksja raha ja see raha tuleb ettevõtlusest. Kui võrrelda teiste erakondadega, siis parempoolsed räägivad selgelt rohkem maailmavaatest ja vähem konkreetsetest lubadustest. Mõni võib-olla näeb seda kui nagu udust juttu, et okei, et mis need konkreetsed asjad on, mis te lähete ära tegema. Teine võib-olla näeb just, et on konkreetne ideoloogiline suund võetud ja ei püüta hääli niisama loosungitega. See on juba igaühe enda otsustada, kuidas seda tõlgendada. Ühtlasi andke teada, mis vibe teile Lavly Perlingust jäi. Et minu meelest sarnaselt Jashinile tal on veel säilinud see võime nagu rääkida nagu tavaline inimene, võrreldes võib-olla mingite teiste poliitikutega, aga ühtlasi üks asi, mida minu silm ei saa märkamata jääda, on see, kuidas tema juuksevärv ja kleit ja kott olid värvide poolest ideaalses harmoonias. Don't judge me, aga see on kõik, mida mina peale värvianalüüsi näen. Aga nii palju parempoolsetest, järgmisena läksin ma külla sotsiaaldemokraatidele. No nii, Maria Poliittuur on toonud mind otsapidi sotsiaaldemokraatide juurde, keda esindab nende Tallinna linnapeakandidaat Jevgeni Ossinovski. Tere! Tervist! Kopenhaagen, mitte Minsk on sotside visioon Tallinna jaoks. Räägime natuke konkreetsemalt ka, kuidas noorte inimeste igapäevaelu oleks mõjutatud, kui sotsid oma maailmavaadet saaksid realiseerida? No meil on 3 prioriteeti. On haridus, ühistransport ja linnaruum ja taskukohased kodud. Ja ma arvan, et kõik need 3 on noortele väga tähtsad. Hariduse tähtsusest ei ole vaja pikemalt rääkida. Me tahame sellist tänapäevast mõnusat linnaruumi, mitte suuri autokeskseid magistraale, kus kihutatakse, aga muus osas kõikidel teistel liiklejatel on kaunis paha. Ja 3. on taskukohased kodud, mis ju tegelikult just nimelt noori inimesi kõige rohkem puudutab, et me näeme, et kodude kättesaadavus on Tallinnas oluliselt langenud. Meil on kõige kiirem kinnisvara hinnatõus olnud viimase 15 aasta jooksul ja me tahame käivitada sellise programmi tallinlase esimene kodu. Nendel valimistel on kodude kättesaadavus üks suurimaid teemasid, mille üle arutelu käib ja selle probleemi lahendamiseks on pakutud erinevaid variante. Üks on see sama bürokraatia vähendamine ja protsesside kiirendamine, mis peaks siis korterite hindasid alla tooma, seega millest parempoolsed rääkisid. Ja seda ideed toetavad ka sotsid, tuues näiteks välja, et viimastel aastatel on nad väidetavalt linna poolt 3-kordistanud planeeringute kiirust, et turule jõuaks kiiremini uusi kortereid, mis toob ka hinna alla, aga neil on ka üks teine idee. Me oleme tegelikult erinevate arendajatega ka rääkinud, et uusarendustes võiksid üksikud korterid olla sellised, mille nad annaksid ühel või teisel viisil siis linnale üle, kus siis oleks võimalik siis ka linnal pakkuda sinna siis munitsipaalkortereid, munitsipaalelupindasid, et selline variant on olemas ja 3. variant on siis tõesti see, kus linn ise ehitab siis kortermaju, mida ta siis annab siis noortele peredele üürikodudena välja. Me näeme, et see võiks tegelikult, et see ei ole mitte niimoodi, et linna käes saab pool muidu, eks, et see rahvusvaheline praktika ütleb, et selle soodustatud üürikodu hind võiks olla umbes 80% turuhinnast, et on siiski ka arvestatava üüriga, tänapäevane normaalne kortermaja ja tal on siis ka rentimise piirang, näiteks 5+5 aastat. Kas on mingeid andmeid või ettekujutust sellest, et esiteks, kui palju neid noori inimesi on, kes üldse selle häda käes on ja number 2, kui paljudele neist üldse potentsiaalselt see lahendus saaks seda kodu nagu pakkuda? No selge, et mõne aastaga seda suurt probleemi ei lahenda. Need on ikkagi tuhanded inimesed. Me näeme seda, et me saaksime iga-aastaselt umbes 200 korterit hakata turule tooma, nii et selleks ajaks, kui ta siis lõpuks tõesti juba mitu tuhat oleks, et me võiks öelda, et me hakkame süsteemselt seda probleemi lahendama, et see võtab oma aja loomulikult, aga me tahaksime sellega võimalikult ruttu pihta hakata. Kodude kättesaadavuse probleemi lahendamine on ka selgelt ideoloogiline teema, et sotsid põhimõtteliselt ütlevad seda, et kuna kinnisvara on kättesaamatu paljudele, et siis linn peab pakkuma lahendust odavate üürikorterite näol, mis sisuliselt tähendab maksumaksja raha eest väiksema sissetulekuga inimeste toetamist. Eriti just noori peresid ja inimesi, kes tahavad Tallinnas karjääri alustada, aga nad ei suuda endale siin elukohta võimaldada. Ja maailmavaatelt parempoolsemad erakonnad ütlevad, et vähendame bürokraatiat, proovime kõike, et kõik korterite hinnad allapoole saada, et inimesed ikkagi saaksid endale oma koduga osta, reaalselt selle omanikud olla ja üleüldiselt on parempoolsete
mitte erakonna, vaid maailmavaatelt parempoolsete erakondade top prioriteediks ka ettevõtluse kasv, sealhulgas ka kinnisvara businessi kasv on ju. Ja teoorias, kui riik sekkub kinnisvara businessisse, siis see võib mõjutada nagu ettevõtlust selles valdkonnas. Täpsemalt siis seda nagu pidurdada. Aga see on väga nüansirohke teema, et see oleneb, kuidas neid ürikodusid tehakse, kui palju neid tehakse ja nii edasi, aga see on nagu laias laastus see ideoloogiline erinevus sellel lähenemisel. Viimase teemana kiirelt ühistransport. Me oleme siin juba siiani jõudnud mitmete erinevate parteidega kohtuda ja oleme kuulnud seda juttu, et küsiks väikse piletiraha, saaks kohe asja palju paremaks teha, teenuse kvaliteeti tõsta. Sotside plaanis on ikkagi ka samamoodi ühistranspordi kvaliteedi tõstmine, uued liinid ja nii edasi, aga et see teenus jääb tasuta. Et kas need kaks asja, kuidas need nagu koos toimivad? Ühistransport iga-aastaselt maksab Tallinnale 120 miljonit eurot, see on see, mida me maksame siis Tallinna linnatranspordile selleks, et need bussid ja trammid sõidaksid. Lisaks lähiaastatel enam kui 100 miljonit eurot investeeringuid uute veeremisse, trammiteedesse ja nii edasi. Et kui me kõrvutame selle pileti võimaliku tuluga, kõik vist möönavad ka seda, et pensionärid ja õpilased võiksid jääda tasuta. Pensionärid ja õpilased moodustavad enamuse ühistranspordi kasutajatest. Seega see hulk, kellelt üldse seda piletiraha võtta, muutub suhteliselt pisikeseks. Ja me oleme hinnanud, et realistlikult, kui see pileti hind oleks selline, et inimesed ei loobuks ühistranspordi kasutamisest, me võiksime sealt üks 15 miljonit äkki aastas kokku korjata. Kui me paneme 120 miljonit iga aastast kulu pluss 100 pluss miljonit eurot investeeringuid, öelda, et kui 15 miljonit on praegu puudu selleks, et oleks nagu väga hea ühistransport, et ma arvan, et see nii väike tulu ei ole tegelikult küünlaid väärt. Siis tuleb hakata kontrollima neid pileteid, eks ju, nii. Me pigem tahame loobuda valideerimisest, last inimesed rahulikult Tallinnas sõidavad tasuta bussiga, ärme tegele selle jampsiga ja investeerime ühistransporti selle raha ära, et see transport oleks hea. Ma arvan, et see pileti küsimus on suures pildis ühistranspordi arendamises marginaalne ja ebatähtis ja investeerime päriselt sinna, et ta oleks Euroopa parim. Nii palju siis sotsiaaldemokraatidest, Ossinovski on kahtlemata põhjaliku ja pika jutu mees. Kas see näitabki nagu asjatundlikkust või pigem jätab sükse hämamise mulje? Andke kommentaaridest teada. Aga jah, tasuta versus tasuline ühistransport on veel üks teema, millega saab erakondasid liigitada. Sotside seisukohta me just kuulsime. Koos nendega on ka Keskerakond tasuta ühistranspordi poolt ja Eesti 200 parempoolsed ja Reformierakond laias laastus toetavad siis tasulist ühistransporti selle argumendiga ikkagi, et sa ei saa korraga tasuta ja väga head asja. Ja et üleüldiselt, et tasuta asju ei ole olemas. Ja EKRE nägemust kohe kuuleme. Martin Helme, tere! Tere! EKRE on üks väheseid erakondi, kes Tallinnas võimul ei olegi olnud, seega meil noorte inimestena puudub ettekujutus, milline näeb EKRE poolt juhitud Tallinn välja. Kas te oskate tuua mõned näited, kuidas noore inimese igapäevaelu muutub või mõnes mõttes jääb samaks, kui EKRE oma võimu näiteks Tallinnas saaks teostada? Ja, ma arvan, meil on noortele päris palju asju öelda, et esimene asi, need inimesed, kes otsivad oma kodu, kes tahavad oma pinnale saada, need on täna strukturaalselt on Eestis halvas seisus. Meie poliitikat, ma ei hakka neid detailides lahti seletama, mida me tahame teha planeerimisseaduses ja kuidas me tahame laenamist ümber teha, aga meie poliitikat peaks aitama kaasa sellele, et inimesed järgmine põlvkond saab oma kodu. Mitte ei pea üüripinnal olema. Teine asi on, üldiselt siiski noored sõidavad päris palju ühistranspordiga, ühistransport on pekkis Tallinnas väga paljudes kohtades, liinid ei käi õigesti ja mis minule isiklikult peamine põhjus, miks mina ühistransporti ei kasuta, on see, et seal on liiga palju haisvaid inimesi, parme. Et see hea kord on käest ära. Sama võib öelda ka parkide kohta. Ma tean küll, et vanemad inimesed ütlevad, et parkides on noortekambad, aga tegelikult ei ole seal ka enam noortekambad, vaid seal on lihtsalt parmud on üle võtnud need normaalsed laste mänguväljakud ja pargid, et need on asjad, mis ei sobi meile mitte kohe kudagi. Mis teil nagu kogu programmi peale on need ideed, millest te ütlete täna, et kindlasti te ei taganeks? Kindlasti üks keskne teema Tallinnas on liiklus. Üleüldiselt liiklus, et liikluses ei ole kellelgi hea olla, ei ole autojuhtidel hea olla, ei ole ühistranspordis inimestel hea olla, ei ole jalakäijatel hea olla ja tegelikult kuigi kõik kogu aeg on rääkinud küll jalgratturitest ja ma ei tea tõuksikatest, ka nendel ei ole hea olla, sest et ideoloogiliselt on asja valesti korraldatud, nii et liiklus on meie jaoks väga tähtis.
haridus on samuti meile väga tähtis ja selles hariduses me räägime eelkõige sellest, et eestlastel peab olema võimalik eestikeelses hariduskeskkonnas õppida. See, mismoodi on haridusreform tehtud, on täiesti hukka läinud, see tuleb ümber teha. Vene lapsed peavad saama kõigepealt eestikeelse keeleõppe ära ja siis saavad nad hakata koos eesti lastega ühes koolis käima nii-öelda ühtses eestikeelses haridussüsteemi. Räägime korraks sellest eestikeelsest haridusest. Kui oli nõukogude aeg, on ju nõukogude okupatsioon, siis Eestis põhimõtteliselt eksisteeris nagu topeltsüsteem. Sul olid eesti koolid ja vene koolid. Ja taasiseseisvumise järel algasid siis arutelud, et kas ja kuidas see kõik nagu ühtsesse süsteemi kokku tuua. Ja peamine argument oli ikkagi see, et kui sul kasvavad Eestis noored erinevates nii-öelda maailmades mõnes mõttes, õpivad eri keeles, siis sealt tekibki nagu põhimõtteliselt eraldi kultuuriruum ja need, kes eesti keelt ei räägi, eksisteerivad põhimõtteliselt nagu täiesti mingiks paralleelmaailmas. Ja 2022. aastal, kui Venemaa alustas Ukraina vastu sõda, sai see teema ilmselgelt nagu veel olulisemaks, et me ei taha, et Eestis kasvaks põlvkondasid, kes ongi vene keeles õppinud, vene keeles räägivad, vene keeles elavad ja on seeläbi ka Venemaa poolt kergemini mõjutatavad. Sest nad ei räägi eesti keelt, ei vaata Eesti uudiseid ja nii edasi. Ja sellepärast võeti riiklikult vastu otsus, et 2030. aastaks peab kogu üldharidus toimuma Eesti riigis eesti keeles. Riik annab küll nagu raamid ja raha, aga kohalikud omavalitsused otsustavad, kui kiiresti ja kuidas see üleminek siis reaalselt toimub. Aga jätkame nüüd EKRE prioriteetidega, et küsimus oli, millistest ideedest nemad kindlasti ei tagane. Ütleme ka veel ideoloogiliselt, ma arvan, me oleme ainus erakond, kes ütleb selge sõnaga välja, et koolis ei tohi õpetada lastele, et on 20 sugu, sugusid on 2, on mees ja on naine. Ja ei tohi õpetada, et mehed saavad omavahel ka abielluda, et see meie arvates on laste suunamine eksiteele. Liikluse koha pealt kõlasid teil ka päris huvitavad ideed. Muuhulgas lugesin välja õhutrammi, meretrammiliini ja kapselparkla idee. Mis asjad need täpsemalt on? No õhutramm on tegelikult see, mida me kõik oleme näinud kuskil, kui suusatamas ollakse käinud, aga siis nüüd mööda lamedat maad saavad nad ka liiguvad liikluse kohal, see on mitmetasandiline liiklus. On võimalik teha sellised, kuhu mahub mitukümmend inimest suuremad. On võimalik väiksemaid teha nagu taksotaolised, et sa paned liinid püsti, ütleme lennujaamast kesklinna, Lasnamäelt, Piritalt, Viimsist, Kakumäelt ja sõidavad üle muu liikluse, sõidavad kiiremini kui autod, kiiremini kui ühistransport või sama kiiresti kui ühistransport, sõidavad aastaringselt, on köetavad, on soojad, ei tekita juurde ummikuid ja see on 10 korda odavam kui tavaline tramm. 10 korda odavam kui tavaline tramm. Kuigi see idee kõlab väga innovaatiliselt, siis ühtegi allikat, mis seda 10-kordset hinnavahet tõestaks, mina ei leidnud ja üldse, mis puudutab poliitikuid ja mingeid arvutusi, siis minu meelest tuleb alati olla skeptiline, sest isegi selline asi nagu matemaatika on väga suhteline ja seda saab enda kasuks alati väänata. Et kui mõni poliitik ütleb, palju mingi asi maksab, siis see on nii suhteline, see oleneb, kes seda arvutas, kuidas seda arvutati, kas see sama sotside ühistranspordi arvutuse näide, et me ei tea, mis see pileti hind oli, või mingid hinnangud, et oleneb, kes ma ei tea hindas, et ma selles osas oleksin alati pigem skeptiline, sest neid asju on väga raske nagu üle kontrollida. Aga minul tekkis EKRE programmi lugedes üldsegi küsimus nende maailmavaate kohta, et kirjade järgi on nemad konservatiivne ja parempoolne erakond. Samas teil programmis mõned sellised niisama kättetoetused olid ka, et pensionäridele, mis oli sünnipäevatoetus ja 1000 eurot gümnilõpetajatele, et seda võiks ju mõnes mõttes nagu vasakpoolseks loogikaks pidada. Ja, aga kui me arvestame seda, et meil on Eestis täielik iibekriis, siis ainus raha, mida meil on mõtet kulutada, investeerida selleks, et meil oleks rohkem lapsi. Siin on vaja mõelda absoluutselt kastist välja, et toetada noori, et nad saaksid lapsi, toetada, kui need lapsed on saadud, et nad saaksid ilusti hariduse, et nad saaksid ilusti riidesse, et neil oleks trennid olemas. See on see, kui me seda ei tee, siis kõik muud investeeringud on mõttetud, ilma tuleviku perspektiivita, nii et sinna tuleb raha panna, isegi kui see tundub alguses, et see on päris suur raha, aga muidu me lõpetame kuskil nii-öelda kuristikus. Martin Helme, pole üllatust, on kiire ja konkreetse jutu mees, Parmud. Et mis ma muud tema kohta oskan öelda? Andke teada, kuidas teile tundus ja mina läksin järgmisena kohtuma Urmas Reinsaluga. No nii, Maria poliitikatuur jätkub. Järgmine peatus on erakond Isamaa, keda esindab meil siin täna Urmas Reinsalu. Tere! Tere, Maria! Teie erakond esindab maailmavaateliselt konservatiivsemat ja parempoolsemat, ütleme siis leeri. Sealt leerist on valijatel päris mitme erakonna vahel valida. Mis Isamaa erakonda teistest eristab?
Ma arvan, et inimesed tahavad praegu väga segasel ajal niisugust selgust. Väga palju on objektiivselt stressi, et on lootust, et asjad lähevad paremaks, et on kindlam juhtimine ja ka inimeste majanduslik toimetulek. Me võtame kas või hinnatõus, igaüks toidupoes kogeb, et majanduslik toimetulek muutub siis talutavamaks. Mis on need valdkonnad, kus Isamaa 100% kompromisse ei ole nõus tegema? Ja räägime kohalikust tasandist võimalikult konkreetselt. No, esimene lähtekoht on eestikeelsele haridusele üleminek. See on vältimatu. Väga pikka aega linnavõim töötas sellele vastu sisuliselt. Meil, kui me Isamaa saavutas riigi tasemel selle seadusega üle maa eestikeelsele üleminekule, haridusele ülemineku kehtestamise, siis on oluline, et koolipidajad on ikkagi linnad ja vallad, sealhulgas Tallinna linn, ja et linn seda toetaks, koolidel oleks oma metoodika olemas, aga ka täiendavalt tuleb juurde palgata nendele lastele abiõpetajaid. Me peame tugevamalt pingutama. Ja teine selline põhimõtteline küsimus on seotud sellega, et minevikus ka Keskerakonna ainupartei võimu ajal oli niisugune hall tsoon, mis puudutas ka suhtumist Putini Venemaasse ja niisugust venemeelsusse. Ja see on kindlasti asi, mille puhul Isamaa on öelnud ja ütleb stopp, et sellega me ei mängi. Siis Tallinna erikaal Eesti arengus on õudselt suur. Siin elab kolmandik Eesti inimesi. Nii et need sammud, mida Tallinnas tehakse ja see väärtushoiak, mis Tallinna juhtimisel on, see mõjutab kogu Eesti tulevikku. Mis te vastate kriitikutele, kes kritiseerivad seda, et te kohalikel valimistel püüate hääli rääkides riigi tasandist? Vastupidi, see on tegelikult aus jutt. Väga paljud küsimused ka Tallinna arengu mõttes on seotud riigi valikutega. Kui me võtame hinnatõusu, maksutõusude loogika toob kaasa ka hinnatõusu Tallinnas. Selle läbi ka Tallinna rahvusvaheline majanduse konkurentsivõime kahaneb. Et Tallinn peab tasakaalustama ka linna juhtimises seda riigi tasemel aetavat kehva poliitikat, punkt 1, kaitsma linna inimesi ja teiseks suuta saavutada parem koostöö linnaga. No minu nägu ütleb siin ära, et selleks, et selle jutuga kaasas käia, minu ajurakud ragisesid. Või kuidas öeldakse, ajud ragisesid? Aju ragises? Aga lihtsalt öeldes on Isamaa programm üles ehitatud sellele, kuidas nemad siis kohalikul tasandil kavatsevad tasakaalustada riigi tasandil tehtavat poliitikat. Kas see on reaalsete probleemide adresseerimine ja aus jutt, nagu Reinsalu ütles, või on see ikkagi inimeste eksitamine, no jääb teie enda otsustada. Mis on mingid praktilised asjad, mis noore inimese jaoks muutuvad, kui Isamaa saaks kohalikul tasandil oma poliitikat teostada? Eluasemete hinnad on väga kallid, on kättesaamatud tegelikkuses, see ei ole normaalne olukord. Ja me oleme veendunud, et noortele peredele peab siin linn aitama kaasa ka esimese sissemakse garanteerimisele, et oleks võimalik oma kodu soetada. Me usume seda, et Eesti inimene tahab, ja see on ka varalise ja majanduslikus mõttes mõistlikum, et inimestel oleks võimalus ise saada oma kodude omanikuks. Isamaa oma programmiga pakub mida? Võimalust olla noortel oma tulevikku ja oma elu peremehed. Me usume vabadusse. See on väga oluline, isikuvabadus. Mitte riiki kui suurde venda, mis sind jälgib ja mis sinu üle valvab, vaid et sul on võimalus oma vaimses ruumis, aga ka inimesena oma privaatsuses olla vaba. Ja me pakume lootust. Me pakume selle sõnumi, et sul on mõistlik oma tulevik üles ehitada siin maal. Ega te juba magama ei ole jäänud. Reinsalul on võib-olla kõige rohkem siuke poliitiku hääl ja maneer, aga ta viskas ka paar krutskit sisse, on ju. Õnneks meil on ainult 2 erakonda veel jäänud, nii et liigume edasi. No nii, Keskerakonna kord on kätte jõudnud, siia on Maria poliitikatuur mind toonud ja meiega vestleb täna Mihhail Kõlvart. Tere! Tere! Kui te peaksite lühidalt tooma välja need punktid, mis noore inimese igapäevaelu kõige rohkem mõjutavad teie programmis, siis mis need oleksid? Kõigepealt ma võib-olla pakuks välja tasuta ühistranspordi säilitamine ja meie seisame selle eest, et tasuta ühistransport Tallinnas
oleks jätkuvalt Tallinna kaubamärk. Mõnedele noortele kindlasti on oluline igasugused spordivõimalused. Tallinnas on päris palju spordiväljakuid, aga tuleb teha juurde. Võib-olla veel üks Tallinna kaubamärk noorte puhul, see on Tallinna Malev. Ehk siis võimalus noortele saada esimest töökogemust suvel. Me näeme, et nüüd tuleb neid võimalusi ka laiendada. Küsin selle tasuta ühistranspordi kohta, et kui see transport on tasuta, kas siis jagub raha, et ka liine edasi arendada ja teenuse kvaliteeti tõsta? No tegelikult küsitlused näitavad, et tallinlased on rahul Tallinna ühistranspordiga. Et ei ole nii, et meil on tasuta, aga samas on vanad bussid või vanad trammid. Me ju tegelikult näeme, et meil on ilusad, moodsad trammid ja bussid, mida me kõik kasutame ja edaspidi see võimalus säilib. Kas linna juhtimise vaatest saab ka tuua mingisuguse ühe kõige tähtsama prioriteedi Keskerakonna jaoks? Professionaalne vastutustundlik linna juhtimine. Viimase pooleteise aasta jooksul iga valdkonnas on korralagedus. Pingid, prügikastid, rattamajad, et no kus me oleme ja see kõik on pooleteise aasta jooksul. Kuna meie vaatajad on noored ja võib-olla alles hiljuti õppisid ühiskonnaõpetuses maailmavaadete kohta, mis asi on liberaalsus, konservatiivsus, vasak-parempoolsus, kus sellel skaalal Keskerakond oma maailmavaatelt asetseb, et nimi Keskerakond vihjab seal kuskil keskel olemisele, aga kas seal on ka mingi konkreetse määratlus, et muidu jääb mulje, et üks kord ühel pool, teine kord teisel pool, et mille järgi nagu valija peaks siis usaldada saama? Ja tõepoolest keskel ja ma arvan, et see ongi võib-olla kõige keerulisem tee, et sa püüad inimesi ühendada, mitte jagada, vaadake, siin on liberaalid, siin on konservatiivid ja iga ühel on enda tõde. Aga lõppkokkuvõttes on mõnes mõttes ju kunstlik, sest me niikuinii elame kõik koos ja meil niikuinii tuleb kuidagi kokku leppida ja otsida neid lahendusi, mis suuremas osas sobivad kõigile. Ärme vastanda, vaid ühendame on üks Keskerakonna suurimaid põhimõtteid ja see kehtib ka eestikeelsele haridusele ülemineku puhul. Minu teada nad on ainus erakond, kes oma programmis seoses eestikeelsele haridusele üleminekuga adresseerivad ka õpilase kultuurilise identiteedi tähtsust näiteks, et venelastel saaks oma vene kultuur näiteks säilida, on ju. Ja kui see eestikeelsele haridusele üleminek teiste parteide jaoks pigem on nagu mustvalge teema, et sul on õige lahendus ja sul on vale lahendus, siis mul on tunne, et Keskerakond sarnaselt teistele teemadele ikkagi opereerib siin nagu selles hallis alas. Kõlab, et te olete Keskerakonnana väga orienteeritud koostööle, aga miks teiega keegi koostööd ei taha teha? No vaadake, poliitikas kahjuks see, mida avalikult räägitakse, ei ole tihti see, mida päriselt pärast ka juhtub või toimub juba praegu. Et see, et üks või teine erakond väga reljeefselt midagi arvab meie kohta, ei tähenda veel, et nad päriselt ka ei taha meiega teha koalitsiooni. See on üks aspekt. Teine aspekt, see ei ole mingi uhkuse küsimus. Tänaseks on matemaatika, et Keskerakond on kõige populaarsem erakond Tallinnas. Ja meie toetus on kõige suurem. Ja no loomulikult pole midagi teha, konkurentidele see ei meeldi. Ja ainuke võimalus, kuidas olla tugevam kui Keskerakond, on panna õlad kokku, siis oleme kõik koos Keskerakonna vastu, siis tunneme, et ka meie oleme tugevad. Aga mis on selle eksperimendi tulemus, me oleme näinud viimased 1,5 aastat. 4 erakonda koalitsioonis, iga üks ajab enda agendat ja ühtset juhtimist ja ühtset visiooni ei ole. Mõnes mõttes ka koostöö hind, et üksinda otsustada ongi võib-olla lihtsam ja kiirem, aga kui on erinevad maailmavaated koos, siis ka võtavad asjad teinekord kauem aega. Ja otsustada on lihtsam siis, kui sul ei ole koalitsiooni. Sa ei pea kuulutama aega läbirääkimistele. Aga mida rohkem on erinevaid lähenemisi
sealhulgas ka kontseptuaalseid lähenemisi, seda rohkem on erinevaid arvamusi, millest saab võib-olla see ideaalne lahendus. Oh my god, no see lõpp läks ikka totaalselt poliitiku jutuks kätte ära ja no loomulikult iga erakond loodab, et nemad saaksid ilma takistusteta oma maailmavaadet ellu viia, aga siin ma ikkagi ka mõtleks selle peale, et kompromissid ja arutelu erinevate maailmavaadete vahel on ikkagi ka osa demokraatia protsessist. Minu hinnangul väga oluline osa. No praegu ennustused näitavad, et Keskerakond on teel võiduni, kas neil õnnestub jällegi see ainuvõim Tallinnas saada või nad peavad oma trooni kellegagi jagama, eks me näe. No nii, Maria poliitikatuuril on käes Reformierakonna kord ja nende poolt räägib meiega juttu täna Maris Lauri. Tere! Tere! Teie programm on väga pikk ja mahukas, kui hinnata, et mis on need top prioriteedid, mida sealt ka 4 aastaga koostöös teistega realistlikult saaks ära teha, siis mis need sealt on? Kindlasti on teatud teedeehitusprojektid, mis on Tallinnas kinni jäänud. Osad hakkavad juba liikuma tasapisi, Liivalaia või Peterburi maantee. Me teame neid kohti, nendega tuleb tegeleda ja ma usun, et 3-4 aasta perspektiivis on need tehtavad. Kindlasti on vaja teha pingutusi selle nimel, et meil eestikeelsele haridusele üleminek läheks edukalt ja linnal on siin võimalus tuua õpetajaid juurde. Siis on kindlasti oluline see, et see tundub tõenäoliselt noortele natuke uimane, planeeringute protsessi lühendamine. See ei tundu sugugi uimane, sest seda sama märksõna ma kuulsin ka teie noortele kodude taskukohasemaks tegemise plaani juures. Ma saan aru, et see võti seisab protsesside efektiivsemaks tegemisel. Miks nad üldse ebaefektiivsed algusest peale on olnud? See on aastate tagune taak, et juba Keskerakonna ajal millegipärast neid protsesse venitati kohutaval moel, ei tegeletud efektiivselt, võib-olla seal oli ka korruptsiooni sees, me ei tea täpselt, aga millegipärast see asi ei liikunud ja eks sellise vana asja ümbertegemine võtab aega. Asjad on näinud paremaks, aga minu arvates on seal hästi palju ruumi veel teha. Teil on programmis kirjas, et loome kõiki arvestava liiklusega põhjamaise linnaruumi. Kuidas me ikkagi seda kõiki korraga arvestada saame või on seal ikkagi mingi kompromiss, et autojuhtide elu läheb keerulisemaks? Minu arvates on alati võimalik teha nii, et kõik liiklusvahendid ja ka jalakäijad mahuvad tänaval ära ja nad saavad sõbralikult hakkama. Väga lihtne näide. Väga paljud inimesed sõidavad autoga sellepärast, et bussid ei käi korralikult, ebamugava graafiku alusel. Parmud. Kui me teeme need asjad paremaks, bussiliikluse, trammiliikluse paremaks, teeme tänavaruumi mugavamaks. Kui me need asjad teeme korda, siis ma täiesti usun, et väga paljud inimesed valiksid bussi. Mulle tundubki, et kõikide nende probleemide lahendamiseks muudatusi, mida teha, on üpris palju. Kuidas seda teha nii, et ei oleks sellist olukorda, nagu oli selle Vanasadama trammiliiniga, et reaalselt sealt nagu absoluutselt autoga läbi ei saanud. Pidid võtma, ma ei tea, varuga pool tundi, et üldse oma kohta kohale jõuda ja plaanis on ju igasugused tramm sinna linnaossa, et kuidas siis see praktiliselt välja näeb, et me ei hakka ju ühe ööpäevaga neid kõiki korraga ehitama? Täpselt, neid ei saagi korraga ehitada. Kui me kõiki hakkasime korraga ehitama, oletades, et meil on nii palju raha korraga käe pärast, ei ole, siis me peaksime tegelikult neid asjad järjekorras ära planeerima. Mida me teeme esimesena, teisena, kolmandana. Järgmine samm on kindlasti see, et tagada see, et see ehitusprotsess oleks kiire. Kui mujal maailmas on võimalik teed ehitada kiiresti, siis on seda võimalik teha ka Tallinnas ja Eestis laiemalt. Ja seda tuleb lihtsalt nõuda. See eeldab tõesti väga palju tööd ja see ei ole lahendatav 1-2 aastaga. Aga ma arvan, et kui me hakkame jupikaupa tegema, siis on muuta seda linna päris võimalik. No nii, ja sellega olemegi me laias laastus ringi peale teinud. Korra Maris Laurit kommenteerides, ma ei tea miks, aga ta annab mulle perearsti vaibi. Oma jutu, oma prillide, oma olekuga. Kommenteerige alla, kuidas teile tundus, aga ma loodan, et teil oli huvitav. Ja kui sa nüüd tunned, et okei, see oli huvitav, aga mul endiselt ei ole võib-olla mingit tunnetust, kust isegi alustada, siis ma alustaksingi sellest samast sõnast tunnetus. Et sul on nagu selle video põhjal ülevaade, on ju, milliste teemade üle arutelu üldse käib. Ja mina mõtleksin niipidi, et kuidas need teemad minu igapäevaeluga seotud on.
näiteks ühistransport, kui palju ma sõidan, millega ma olen rahul, millega ma ei ole rahul ja tunnetaksin, millised seisukohad minuga resoneeruvad ja mitte, on ju. Ma tunnen, meil noorte inimestena on ka ilge pressure nagu üks maailmavaade valida ja selle juurde jääda. Mina ütlen alati, maailmavaade muutub ajas niikuinii muutub mõnel inimesel veel väga palju, et seda nagu karta ei ole mõtet või sellepärast passiivseks jääda, et issand, ma ei tea või ma ei julge mingit stanssi võtta. Sa ei pea mitte kellelegi ütlema, keda sa valid. Võt see oli see, kus minul nagu SL-KOV valimisel, kui ma olingi 17 või midagi, mul järsku tekkis mingi kodaniku selgroog. Ma olin nagu, te küsite minu käest, mitte minu pere, mitte nagu minu suguste noorte käest. Te küsite minu käest isiklikult, mis mina arvan. Ja tegelikult nagu, sa ei pea mitte kellelegi ütlema. Sa võid valetada isegi. Oluline on see, et see, keda sa seal sedelil päriselt valid, läheks kokku sellega, millesse sina usud. Praegusel hetkel, see on täiesti normaalne, et võib-olla 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, võib-olla juba järgmisel aastal. Su maailmavaade on muutunud, aga see saab muutuda ainult siis, kui sa mingi esialgse seisukoha oled ka nagu establish inud, on ju. Nii et sellega soovin ma teile ja meile kõigile head kohe algavat valimisnädalat. Kõik mõtted on kommentaarides oodatud. Teeme nagu väikse jututoa selles mõttes ka, et kuidas need poliitikud teile tundusid, et kes tundus nagu kuulatavam, kes oli nagu igavam, et minu meelest see inimlik pool seal on ka nagu see, mis minu huvi täiega drive'ib, et see pole lihtsalt see, kes mille eest seisab, vaid mulle meeldib ka vaadata nagu kas või debattides, kuidas keegi nagu pingelises olukorras vastamisega toime tuleb või ei tule. Ja mina näen ja kuulen teiega juba uuesti järgmisel nädalal. Olge tublid. Ciao!